Tere päevast ja tere tulemast minu Moodle videokursusele. Eelmises videos me rääkisime küsimuste kategooriatest ja mina näitasin, kuidas neid kategooriaid saab lisada. Nüüd vaatame, kuidas saab lisada erinevaid küsimusi. Kui te olete selle kursuse juures, kuhu te tahate sisu lisada, kuhu te tahate testi lisada, siis vajutage siia, oodake, ma siis lülitan keele ümber, vajutage siis siia ja valige rohkem. Ja siit te näete linki küsimuste pankale. Vajutame siis peale. Ja nüüd ma näen kõik neid kategooriaid, kuhu mul on ligipääs. Teil võib olla vähem kategooriaid või rohkem alamkategooriaid, aga oleneb sellest, mis kategooriasse teile ligipääs anti. Siin te näete, et mul on juba 5 küsimust valmis. Ja selles videos vaatame, kuidas te saate teha seda küsimust nimega Drag the Text. Teksti lohistamine. Kõigepealt vaatame seda minu pool tehtud küsimust. See on siis siin eelvaade ja küsimus näeb välja sellisena. Õpilased peavad lugema artiklid ja peavad lohistama neid pealkirju õigetesse kohtadesse. Et siin on mul 1, 2, 3, 4, 5 lõiku ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pealkirja. Nii et 2 pealkirja jäävad üle. Siin on siis erinevad sätted, soorituskatsevalikud, kuvamissätted. Nii et ma salvestasin. Okei, ja nüüd lähme siis tagasi. Te peate siis vajutama koosta uus küsimus peale ja valige sealt drag and drop. See on siis tekstile lohistamine. Mina aga avan selle harjutuse, mis mina olen teinud. Nüüd meil on teiega samasugune vaade, välja arvatud, et teil on siin kõik tühjad ja mul on siin juba ülesanne tehtud. Nii, kõigepealt te peate valima kategooriat ja kategooriat te saate valida olenevalt sellest, mis kategooriasse teil on ligipääs. Andke küsimusele nimi ja nüüd pange tähele siia. Need on siis kohad, kuhu peab need pealkirju lohistama ja siin te peate kasutama nurksulud, topeltnurksulud. Mul on numbrid 1, 2, 3, 4 ja 5. See tähendab, et 5 pealkirja peab siia lohistama. Ja selle eest õpilane saab 5 punkte, sest on 5 pealkirja. Võite üldist tagasisidet anda ja vaadake, valik 1, see on siis õige vastus, valik 2, see on õige vastus, muidu järjekorda võib ka muuta ja pange tähele, et kõik need pealkirjad peavad kuuluma samale rühmale. Tegelikult võib valida B, C või D, vahet ei ole, aga kõik peavad olema kas A või B või C. Ja 6. ja 7. mul siin ei ole. See tähendab, et need on 2 ekstra pealkirjad. Vaadake tagasiside sätted ja nii edasi ja siis salvesta muudatused. Mina ka salvestan sellepärast, ma panin linnukese siia. Ja ongi kõik. See küsimus on valmis ja kui tahate seda vaadata, valige eelvaade. Ja järgmises videos me vaatame, kuidas saab luua küsimust nimega matching. Tänan vaatamast, head aega!